Tänane sessioon eesmärk on jagada teiega ühte metoodikat, globaalselt tunnustatud ProSci muudatuste juhtimise metoodikat, mis on väga paljusid organisatsioone aidanud väga erinevates muutustes, aga ka just IT-valdkonnas, uute süsteemide kasutuselevõtus, digitaliseerimises ja nii edasi, et jagada teiega seda teadmist. Kes on ProSci? Lühidalt siis ka sellest firmast, et minu ettevõte siin Eestis on või Baltimaades ja Soomes tegelikult on partneriks ProScile, kes on mõnes mõttes unikaalne maailmas, et nad viivad läbi kõige suuremat muudatuste juhtimise valdkonna uuringut globaalselt, kus osaleb siis üle 6000 organisatsiooni ja lisaks selle nad on välja töötanud tegelikult sellise väga rakendusliku metoodika, mis on üks enim rakendatud muudatuste elluviimise õpetusi täna maailmas. Fortune 100 ettevõtetest 80% suisa teeb siis koostööd. Et nii palju ProSci'st ja Eestis on nad siis kenasti ka esindatud olemas. Aga kui seda teemat natuke avada, siis siin mõned mõtted minu poolt. Et esmalt me viisime 2018 juba nüüd 2 aastat tagasi rohkem läbi siin väikse uuringuga Eesti ettevõtete juhtide seas ja tahtsime teada, et kuidas nad näevad, et kui tulemuslikud täna või siis aastal 2018 erinevad muudatusprojektid on, et kui palju õnnestub saavutada neid eesmärke, mis siis oluliseks sõnastati olulisena. Ja juhtide hinnangul on siis seis selline, et tegelikult kõigest üks projekt 4 toob tulemused koju, 1 projekt 5 püsib ajakavas eelarves. Nii et juhid ise olid siin üpriski kriitilised ja me räägime igasugustest muutustest, mitte ainult tehnoloogia uuendused, aga mis tahes muutused. Ja kui põhjused lähemalt, mida me uurisime ka, et lähemalt vaadata, siis tegelikult saime teada, et suures osas organisatsioonidest puudub üldse selline oma käsitlus või mingi süsteemne lähenemine, struktureeritud lähenemine, kuidas me neid muutusi juhime. See on eriti huvitav olukorras, kus mitte ainult tänane koroona, vaid üleüldse, et on uuringud näidanud, rahvusvahelised uuringud, et muudatuste hulk on kasvanud ja keerukus. Et mõneti selline küllastumine on tekkinud. Kuidas saada rohkemate muutustega hakkama ja kui siin ei ole sul oma metoodikat, struktureeritud lähenemist, siis see pärsib võimekust veelgi. Ja eks need tegurid peamiselt olid seotud inimpoole juhtimisega muutuses, et just nimelt, kuidas õnnestub inimesi kaasa tõmmata. Seda nimetati suurimaks väljakutseks. Vaatame siis ka täna seda edasi. Ja nüüd värske uuring McKinsey't tegelikult tõi ka välja digitaliseerimise projektide kontekstis, et keskmiselt on need digitaliseerimise projektid 45% vähem tulusad kui soovitud. Nii et peaaegu poolel juhul on väiksem tulemuslikkus ja kõigest ainult 10% juhtudest õnnestub ületada ootusi. Nii et sisse ehitatud väljakutse tegelikult, kuidas neid just IT-uuendusi ikkagi hästi läbi viia, saavutada seda ärilist mõju. Ja meie kogemus on siis tegelikult see, et meil on justkui 2 sellist paralleelset protsessi, millega tuleb arvestada, et üks on siis tehnilised aspektid sellistes muutusprojektides, et see tähendab seda, et hea lahendus oleks välja töötatud, loodud, hea IT-süsteem, mis tõepoolest lahendab probleemid, et see oleks arendatud ja olemas, aga siis on see teine paralleelne protsess, näete, inimestega seotud aspektid, et meil ei ole kasu suurepärasest IT-lahendusest, väga headest uutest protsessidest või digitaliseerimise strateegiast, kui tegelikult meil ei ole inimesi, kes need omaks võtaks. Inimesed, kes sooviks ja tahaks neid asju rakendada ja oleks valmis neid tõepoolest niiviisi kasutama, nagu on ette nähtud, need soovitud mõjud siinkohal saada. Mina olen näinud just seda sorti takistusi erinevates IT juurutusprojektides, uute süsteemide juurutuses, kus me oleme osalenud, et läheb aur sinna sellele ülemisele noolele siin tehnilised aspektid, et teinekord isegi 2-aastane projekt, ja sellest lõviosa või 1,5 aastat keskendub sellele, et see lahendus ise valmiks.
tehakse riigihanked, kõik muu sinna poole, see oli avaliku sektori projekti kogemus. Aga siis ühel hetkel, enne Go Live'i seal mõned kuud, pool aastat enne, nüüd hakkame mõtlema, et aga et kus maal me inimesed on, kasutajad, et mida me oleme teinud, et peakasutajad valmistada ette, et kuidas koolitada, kommunikeerida, kes on sponsorid, mismoodi me kuidas see omaks võtta kasutamine tegelikult juhtuma hakkab. Ja et me vajame mõlemat protsessi ja meie fookus on siis sellel alumisel noolel. Et tänane teema on ka see, et kuidas see omaks võtt heakskiit ja kasutamine ikkagi juhtub, et see jääks vaeslapse kingadesse. Ja meie kogemus on, et seda saab ja tuleb planeerida. Jah, ettenägematut on palju, nagu siin Margus kenasti ütles, tegelikult me ei suuda kõike planeerida, aga selles osas on siiski võimalik teatud tegevusi teha. Et mõtleme siin edasi ja mõnes mõttes on 3 sellist inimfaktorit või inimestest sõltuvat tegurit muudatusprojektis. Et üks nendest ongi siis omaksvõtu kiirus, et piltlikult mõeldes, et kui kiiresti inimesed tulevad kaasa. See on väga oluline küsimus. On see Office 365, on see mingi pilveteenus, mille kasutusele võtust on juttu, eks tegelikult, kui kiiresti me selle mõju saame, kas me püsime ajakavas, ajaraamis, eelarves, siit tuleb juba sellele nii-öelda tingimus, et kui kiiresti inimesed on valmis ja kaasa tulevad. Ja? Vahel on IT muutustest tõesti lihtne, et me tõmbame stepslist välja, vanad süsteemid, kõik lülitatakse välja, eks, sellega me kontrollime justkui seda kiirust. Ja? Siis on teine aspekt, inimtegur, millest tegelikult sõltub see tasuvus ja mõju on siis lõplik kasutamine, kui paljud inimesed tegelikult tulevad kaasa selle mänguga. Siin me oleme näinud erinevaid projekte, kus tehakse piloodina, eks räägime siin mõnest 10%, kes hakkavad kasutama ja siis laiendatakse või et kui paljud inimesed tegelikult tulevad mänguga kaasa. Ja kolmas tegur mõnes mõttes on kõige keerulisem veel asjatundlikkus. Siinkohal, et kui hästi inimesed seda uut kasutavad, kas neil on olemas IT-oskused, kas neil on tegelikult võimekus neid uusi süsteeme, tehnoloogiaid, mida iganes, siis tegelikult soovitud moel kasutada. Siin me teame kõik, et kui keeruline tegelikult see on, et meil võib olla väga hea lahendus, aga me näeme sellest, et ikkagi kasutatakse ainult lõviosa, tulevad vanad harjumused, rutiinid, et kuidas saada sellist soovitud määral asjatundlikkust ja kasutamist tegelikult. See on siin võtmeküsimus. Ja tihtipeale nende 3 teguri jaoks tegelikult ei ole läbimõeldud häid mõõdikuid. See on ka meie kogemus olnud, et need ei juhtu iseeneses ja siin saab ja võiks siis neid planeerida, et me kohe vaatame, tutvustan teile mudelit siis parimast praktikast, mis kirjeldab, kuidas nende 3 saavutamisega võiks siis töötada. Ja mõnes mõttes veel siia sissejuhatuseks minu poolt selline võrdpilt, et on see Office 365 kasutusele võtt paarikümne inimesele siis väikses organisatsioonis või on see suur digitaliseerimise projekt, mis puudutab tuhandeid inimesi, siis ikkagi me saame öelda, et see projekt on edukas, toob oma tulemused koju ainult siis, kui inimesed, kes peavad muutuma, tulevad mänguga kaasa. Nad tulevad nii-öelda piltlikult mõeldes, tulevad sinna laevale. Laev on see muutus, mida me soovime, siis nad tulevad selle laevale kaasa, mitte ei jää kaldale ootama, vaatama. Eks. Ja võibki siis kujundlikult rääkida 2 sorti lähenemisest muutustele. Üks on siin pealkirjaga meeskonnata laev, see on organisatsioon, kes ei pööranud piisavalt tähelepanu tegelikult inimaspektidele muutuses, sellele omaksvõtu kiirusele, asjatundlikkusele. Eks. Ja teine lugu on siis meil meeskonnaga laev, kus inimesed tulevad tõepoolest pardale, võtavad omaks, kasutavad ja siin rakendatakse muudatuste juhtimist. See ongi metoodikat selle omaksvõtu saavutamiseks, muudatuste juhtimine. Ja tavaliselt, mis me kuuleme nendelt projektijuhtidelt, kes siis juhivad neid projekte, kas siis seda meeskonnata laeva, vähe tulemuslikku, halvasti juhitud muudatust või siis meeskonnaga laeva. Ja? Me kuuleme väga erinevaid lugusid neilt, mida nad tegid ja kuidas nad lähenesid. Nii et see organisatsioon, kus tegelikult ei olnud sellist süsteemset käsitlust, kus muudatuste juhtimine, see on ad hoc, võib-olla mida siis tehti, kui
suured probleemid ilmnesid, eks seal on sageli käsitlus olnud või mõtteviis olnud see, et me arvasime, et inimestel saab lihtsalt öelda, mida on vaja teha. Et see vajadus oli nii ilmne, et nad tulevad lihtsalt sellega kaasa. Meil oli nii hea lahendus, et me uskusime, et nad ostavad iseenesest selle ära. Või mis oli juhtide roll? Me arvasime, et juhid andsid rohelise tule, alguses kiitsid selle heaks ja siis liikusid järgmistele projektidele edasi. Astusid nii-öelda mängust välja. Milline oli kommunikatsioon tavaliselt sellistes projektides? Ta oli selline ühesuunaline. Edastasime projekti kohta infot, võtmenäitajaid, üksikasju. Aga vaadake, mis on siin paremal pool, kus muudatuste juhtimine toimib. Meil oli toimiv lahendus, aga me tegelikult pühendasime sama palju aega ka sellele põhjendamisele, et miks üldse meil on vajadus midagi muuta. Kulutasime muudatuse omaksvõttu saavutamise sama palju aega kui õige lahenduse väljatöötamisele. Et juba eos ja varakult mõtlesime sellele, kuidas kaasata, kuidas tegelikult seda huvi, pühendumist ja osalust tekitada. Juhid olid aktiivsed kogu protsessi vältel või sponsorid. Tihtipeale mainitakse üks ebaõnnestumise põhjus, miks IT-projektid ei too soovitud tulemusi, on ka see, et sponsorid, kes siis on need omanikud, käivitajad, algatajad, ei täida oma rolli, astuvad mängust välja, ei osale, ise ei ole nähtavad, ei kinnista ja nii edasi. Nii et juhid osalesid aktiivselt, olid aktiivsed kogu projekti vältel. Ja vaadake, kommunikatsioon ka tegelikult sellises projektis on pigem kahesuunaline, et me räägime asjadest ja tekitame dialoogi küsimuste üle, mis inimestel on selles muutuses. Lähtudes sihtgrupist, nende ootustest. Ma usun, et see on küllaltki selge. 2 erinevat story't, aga mis on küsimus? Et väga tihti, olles dialoogis erinevate organisatsiooniga, me näeme, küsides juhtidelt, et milline on teie arvates pigem see reaalsus või tänane seis, siis väga tihti öeldakse, et me oleme siin vasakul pool. Miski pärast ikkagi läheme mugavamat, kiiremat teed pidi, kus selline süsteemne muutuste juhtimine kas hakkab toimuma liiga hilja või ei ole üldse planeeritud. Nii et peamine põhjus, miks me kõik saame aru, et see parem pool on parem ja võiks tuua rohkem tulemusi, aga miks me kukume siia vasakule poole, ongi see, et see tundub kiirem lahendus ja et neid ressursse lihtsalt ei ole planeeritud. Aga nüüd tulles siis praktilise tööriista juurde. See omaksvõtt, selle saavutamine ei ole juhus. Muudatused ei ole nagu lüliti, mille sa saad lihtsalt tõmmata seina pealt käima, et see on mingisuguse paari ürituse, seminari, kaasamisürituse või piloodi tulemus, et lihtsalt selle tulemusena inimesed tulevad kaasa. Et tegelikult, mis on muudatus? See on protsess. Igaüks meist, me kõik, kes me oleme mõnda muudatust läbinud, teame seda, et tegelikkuses inimesed pigem läbivad muudatust kui protsessi. On see uue tehnoloogia kasutuselevõtt, on see uue süsteemi, IT-süsteemi rakendamine, on see uute IT-alaste oskuste kasutamine, mida sa oled koolitusel omandanud. See on tegelikult protsess, mida tuleb juhtida kui protsessi. Ja ProSci on asutatud üle 20 aasta tagasi inseneri poolt. Jeff Hyatt, kes on selle Atkari mudeli looja, et teda hakkas hästi huvitama see, et kuidas ikkagi on nii, et mõned projektid toovad suurepäraseid tulemusi ja teised mitte. Mille taha see jääb? Ja ta uuris edukate muutuste ja vähem edukate muutuste mustreid 700 organisatsioonis ja tahtis teada, et kas on mingi universaalne protsess või mudel, mingid sammud, mida inimesed igas muutuses läbivad. Ja selliselt ta jõudiski Atkar mudelini, mis tegelikult väga lihtsalt öeldes kirjeldab meile 5 vahe eesmärki, eduka muutuse 5 komponenti, mis peavad olemas olema iga inimesega, kes tahab uut oskust rakendada või uut süsteemi kasutada. Need 5 asja peaks juhtuma. Vaatame korra, mis need on ja kas need omavad teie jaoks tähendust, kas neist on teil, võiks olla neist abi. Et esimene komponent siin on tegelikult teadlikkus. See on kõige fundamentaalsem küsimus üldse, mis meil inimestel on, et kas meil on piisavalt arusaamist sellest, miks see muutus toimub. Miks just täna? Milline on risk, kui me seda ei tee?
Võtame siinkohal kohe ka näite, et üks asutus, kus me olime abiks uue IT-süsteemi rakendamisel, siis kõige esimene komponent, millega neil tuli tegeleda, oli just nimelt see teadlikkus. Et miks me peaksime täna mitme toimiva süsteemi asemel võtma kasutusele ühe ühise mudeli ja süsteemi, mis see kontekst on, miks just nüüd? See on see kõige esimene küsimus, jah. Mis tegurid mõjutavad teadlikkust? No, tegelikult võib siin nimetada see, et kas ma usaldan sõnumi toojaid, mis on see kontekst, kuidas me hetkeolukorda üldse näeme, kui hästi see kommunikatsioon on läbi mõeldud. Teadlikkust on lihtne tekitada, kui see kontekst või vajadus on nii terav, nagu meil siin koroona kontekstis täna, et tegelikult meil ei olnud valikut, me pidime suutma oma teenuste protsessid, suhtlusviisid viima kaugtööle üle. Tehnoloogiat lihtsalt tuli võtta kasutusele, kui ka varem ei olnud sellele mõeldud, siis nüüd tuli seda teha. Et see on nagu kontekstis sõltub ka väga palju. Aga teadlikkust võib olla väga keeruline tekitada, kui me oleme justkui oma valdkonna liidrid. Meil on täna juba väga hea lahendus, miks me peame midagi muutma. Et siis kõik saab siin sellest alguse. Mis ei ole teadlikkus? See ei tähenda siin seda, et see on teadlikkus sellest, et muutused on tulemas. Pigem see awareness on siin see, et miks me seda muutust teeme. Et sellele peab olema väga hästi vastatud. Ja kõige levinum põhjus, miks vastuseis tekib, miks muutused ebaõnnestuvad, ongi see, et tegelikult meil ei ole õnnestunud tekitada piisavalt teadlikkust. Et siit saab kõik alguse, see on esimene võtmeklots. Aga siis ühel hetkel tegelikult on nüüd selline olukord, kus enam ei piisa sellest, et me anname uut infot, me selgitame, miks me pakume põhjendusi, tekitame rohkem ja rohkem teadlikkust. See hoopis ajab mind marru inimesena. Nüüd ma tahaksin kuulda, et aga mis selles on minu jaoks? Peaks tekitama tahet. Tahe on isiklik valik, otsus selles muutuses osaleda. Ja selles IT-uuendusprojektis, kus me osalesime, seda toetasime, et oli väga oluline vastata, et mis läheb kasutajatele lihtsamaks. Miks nad peaksid senist mitut süsteemi tegelikult seda ühte uut eelistama senisele, mis ka toimisid. Kuidas tuleb sealt suurem läbipaistvus, efektiivsus, ajaline kokkuhoid ja nii edasi. Tahe mõnes mõttes väga keeruline komponent, mida juhtida, et see ei sõltu lõpuni meist. Seal on väga palju erinevaid tegureid. Üks näiteks on see, et mis veel parajasti organisatsioonis toimub. Näeme tihti, reaalsus on see, et on kümneid muutusi korraga ja puudutavad samu inimesi. Siis tegelikult see üks IT-uuendus võib olla väike asi mõnes mõttes, aga see on tilgaks seal põhjatus anumas, kus on juba nii palju muutusi ees, et piisab sellest ühest tilgast ja tegelikult me enam ei suuda vastu võtta. Nii et isiklik kontekst, organisatsiooni kontekst, erinevad motivaatorid, kaasatus on ka hästi oluline selle tahte tekitajana siinkohal. Veel tahaksin rõhutada, et tegurid, mis seda tahet tekitavad, võivad väga erinevad olla. Nii et nagu siin näitest te näete, et sama muutus erinevad tahte tekitajad, mis on ühe jaoks toimiv, ei pruugi teisele mitte teps olla. Nii et siin tuleb tegelikult inimestega teha tööd. Championid, sponsorid, head eestvedajad, ei ole see ainult kommunikatsioon, varajane kaasatus, kõik need asjad on hästi olulised. Nii, oleme tekitanud teadlikkuse tahte, siinkohal öeldakse, et meil on võidetud, muudatus on tehtud. Aga tegelikkuses Atkar mudel, siin on 3 komponenti veel, et teadmised, knowledge, tähendab siin seda, et meil ei piisa ainult arusaamisest ja kõvast tahtmisest, meil on väga tihti vaja ka ikkagi uusi oskusi IT-uuenduses, kuidas võimalikult tõhusalt hästi näiteks uut süsteemi kasutada. Ja? Ei piisa sellest, et mul on lahendus installeeritud arvutisse, nüüd on tegelikult küsimus, kuidas me sellega töötama. Kuidas tänasest olukorrast soovitud olukorda jõuda, kuidas seda muutust teha. Ja? Office'i mõne varasema lahenduse puhul võib-olla oli see lihtsam, aga kes läheb Office 365-le üle, siis see on ikkagi suurem muutus, kuidas sealt neid väärtusi tõesti hästi, seda väärtust oma meeskonnas rakendada. Tuleb anda uusi teadmisi.
Siin on eri õpistiilid, piisavad ressursid, need on kõik tegurid, mis seda kujundavad ja mõjutavad. Aga teadmiste puhul oleme näinud, et põhiline see takistus on siin see, et väga tihti kiputakse alustama sellest tegurist. Unustatakse ära, et mõnes mõttes teadlikkus ja tahe peaks olema enne teadmisi olemas. Et ei ole piisav saata inimesed lihtsalt koolitusele, no on see IT-oskuste koolitus või uue süsteemi tutvustamise, õpetamise koolitus, et küll nad siis hakkavad tahtma. See tihtipeale ei toimi nii. See on väga ebaefektiivne, vähe tulemuslik viis. Et siinkohal näete, et see mõnes mõttes need komponendid ehitavad üksteisele. Teadlikkus kõigepealt, see saab tekitada tahet. Tahe omakorda on väga oluline eeldus selleks, et me oleks valmis teadmisi omandama ja neid ka rakendama. Aga ka üksi sellest ei piisa. Väga tihti IT-süsteemide lahenduste, tehnoloogiate kasutuselevõtt piirdub selle kasutajakoolitusega. Mõeldakse koolitused läbi, aga jääb vaeslapse kingadesse see võimekuse tekitamine, see kinnistamine ja tugi, mis sellele järgneb. Tegelikult võib öelda, et 70% koolituse tulemuslikkusest sõltub sellest, mis toimub pärast. Ja võimekus tähendabki, ehk siis ability, tähendabki siin seda, et me tekitame organisatsioonis võimekuse neid oskusi tegelikult kasutada, neid ellu viia. Et ilma selle ability, ilma selle võimekuseta ei anna ükski muudatus soovitud tulemusi. Nii et see on see esimene Atkar klots või komponent, mis tegelikult toob meile neid kasusid. Ja siin on igasugu eri tegurid jällegi, millega tuleb arvestada. Psühholoogilised tõkked ja barjäärid, vajalik ajaressurss kinnistamiseks, harjutamiseks, erinevad head rollimudelid, muudatused, championid ja nii edasi, coaching. Oluline siin kõrva taha panna on see, et see teekond teadmistest võimekuseni võib olla väga erineva pikkusega. Mõnel inimesel on justkui kõik olemas, annad talle need uued teadmised ja ta läheb ja rakendab. Mõnel teisel juhul see võib olla päris pikk protsess. Et minu isiklik näide, ma omandasin kunagi coachi väljaõppe Taani coachi toel ja siis juhtus niimoodi, et tegelikult läksin eksamile neid oskusi siis demonstreerima. Selline coachingu sessioon oli, mida eksamineerija vaatas ja andis mulle siis pärast eksamit tagasisidet, et mis arvad, et kuidas sul läks ja mitu küsimust sa esitasid ja tuli välja, et ma olin 20 minutiga esitanud rohkem kui 20 küsimust inimestele. Kas see oli hea coaching? Ma esitasin kõik need küsimused, mis mul oli teooria mõttes koolitusel õpetatud. Kogu Grow mudeli käisin läbi, aga mul tegelikult ei olnud võimekust seda kasutada. Sest hea coach kuulab, märkab seda, mis on seal sõnade vahel, tekitab selle ruumi, peegeldab. See ei ole ainult küsimuste esitamise oskus, nii et tegelikult see aeg oskustest kuni rakendamiseni võib olla päris pikk teekond, kuni tegelikult sa suudad kasutada. Ja siis Atkari viimane R-täht ei ole mitte resistance, vaid reinforcement siin, et iga muudatust, et ta oleks edukas, tuleb tegelikult kinnistada, teha selleks tegevusi. Et meil ei ole mingit kasu nendest eelmisest 4 komponendist, kui me ei suuda hakata neid soovitud õigeid käitumisi piisavalt kinnistama või toetama. Ja mõnes mõttes on iga organisatsioon toimib päris suur osa ka inertsist, selle kultuuri mõjujõud on väga suur, et see on nagu vedru mõnes mõttes, et kujutage ette, et kui ta nüüd seda vedru enam ei tõmba teisest otsast, vedru uus süsteem, uus lahendus, millega me tahame uut moodi tulemusi, eks, me ei tõmba teda enam kaasa, mis juhtub? Vedru läheb tagasi inertsist vanasse kohta. Täpselt samad asjad juhtuvad ka organisatsioonides. Kui me ei rakenda tähendust omavat kinnistamist, seda, mis tegelikult inimestele korda läheb, on see siis boonussüsteemide sidumine tegelikult selle soovitud muutusega, uute käitumiste meeldetuletamine, meeles hoidmine, eks. Väga head meeldetuletused, mida see IT-süsteem sulle ise ette kuvab või heade näidete tutvustamised, jagamised ja nii edasi, tagasiside. Ilma kinnistamiseta kukub see Atkar kokku. Atkar kirjeldab meile selle protsessi, mis juhtub, kuidas omaks võid saavutada 5 asja, mis peaksid juhtuma ja
Ja point on siis see, et erinevad inimesed, eri meeskonnad, eri sihtgrupid muutuses, lõppkasutajad, peakasutajad, tegelikult liiguvad eri tempos. Me ei saa minna sama vitsaga lööma, täpselt sama lahendust pakkuma, sest need lahendused, nagu te aru saite, on eri tegurite puhul erinevad. Kui on teadlikkus madal, siis me peame hästi kommunikeerima, läbi mõtlema, eks. Kui see on tahe madal, siis on teised lahendused, kaasamine, sponsorid, rollimudelid, eks, ja nii edasi. Et üks inimene võib-olla tuleb väga ruttu kaasa muutusega, sest temal on selle uue lahenduse osas väga suured ootused. Ta näeb, et ta lahendab just tema kitsaskohad, eks. Teine inimene võib-olla, ta läheb selle teadlikkusega pool aega ära, sellepärast, et ta oli varasema süsteemi üks autor ja selle tugev hingeline toetaja, eks. Nad on täiesti erinevas positsioonis selles muutuse protsessis. Et me peaksime arvestama sellega, kuidas inimesed muudatust omaks võtavad. Seda paremini juhtida, Atkar kirjeldab meile protsessi ja veel parem või miks ta on veel väärtuslikum mõnes mõttes, on siis see, et iga selle Atkar komponendi osas me saame isegi kontrollida, kus maal inimesed täna on. Me saame seda mõõta, saame neid dialoogi kuulda, saame hinnata. Nii et tegelikult Atkar näitab meile need vahetulemused. Näete, nagu siin slaidil kirjas on, et teadlikkuse puhul ma mõistan, miks me sellest räägime, miks see on oluline. Ja? No, ilmselt see teadlikkus on tekkinud, kui suur osa inimesi ütleb niiviisi. Tahte puhul ma olen otsustanud proovida, ma olen otsustanud kaasa tulla. No, see on näide, et tahe on tekkinud. Siiski, millega arvestada, see protsess ei ole lineaarne. Me kõik oleme kogenud olukorda, kus näiteks käin koolitusel ära, on väga hea koolitus, aga lähen oma töö konteksti nüüd tagasi, login sinna IT-keskkonda sisse ja saan hoopis vastupidise kogemuse, näen, et asjad päris elus ei olegi nii lihtsad. Ja? Et ei olegi nii hea või hoopis teisiti tuleb midagi teha. Ja mis juhtub tahtega? Selles olukorras tahe langeb. Tahe kasutada, tahe rakendada ja seda tuleb uuesti kinnistada. Nii et mõnes mõttes me kukume siit teadmiste komponendist kohe tahteni jälle tagasi. Mis on veel point? Atkar näitab meile ära, kus on takistuskoht muutuses. Ta võimaldab hinnata ühe inimese või kogu meeskonna, kogu organisatsiooni tasandil ära, et kuidas nad selles muutuses liiguvad ja kus me peaksime neid toetama. Selleks on meil siis erinevad tööriistad, et teha paremaid otsuseid, kiiremaid otsuseid, agiilsemas kontekstis, teadlikumaid otsuseid sellest, mida inimesed vajaks. Et iga see Atkar komponent on siin oma põhjusega selles mudelis ja ma usun, ma loodan, et teil tekkis selle kuulmisel see tunnetus, et tegelikult need asjad juhtuvad igaühega meist või peavad juhtuma muutuses. Need viis sammu ja tegelikult räägime siin päris asjast. Aga hästi lühidalt on võimalik avada teie jaoks veel, kuidas selle Atkariga päriselt töö käib. Mul on siin 2 kaasust veel lühidalt ja kõigepealt näitan ära, et siin all on tööriistad. Vasakul te näete on siis meil selline äpp lahendus, mis võimaldab kiiresti saada tagasisidet. No on see siis paarikümnelt, 100 või koguni tuhandetelt inimestelt, et kus nad parajasti selles Atkar protsessis on konkreetse muutusega. Ja see omakorda võimaldab meil projekti juhtidel, sponsoritel paremini juhtida kogu seda asja. Siis siin keskel on tööriist, mida me nimetame Atkar lõuendiks, mida me oleme kasutanud tegelikult inimeste kaasamise eesmärgil, et panna neid ühiselt lahendusi otsima, et mis me saame teha, et mis aitaks, mis peaks olema, et kui see teadlikkus teil täna on madal näiteks või tahe selles muutuses osaleda on pigem madalapoolne teie endi hinnangul, et mis peaks olema, et me saaksime seda tahet suurendada, et koguda neid ideid, panna koos looma inimesi selles muutuses. Selleks väga hea tööriist ja parempoolne Atkar Milestones näitab, kuidas me võime ühte muutust kavandada niimoodi, et eri gruppide lõikes lausa joonistada välja, et mis kuupäevaks, mis ajaks me tahame, millisesse Atkar faasi nendega jõuda. Et see omaksvõttu juhtimine oleks teadlik protsess, mida me saame hinnata, juhtida ja siis tegelikult ka saavutada ja öelda, kas me oleme olnud edukad. See ei ole juhuse tulemus. Selleks on siis erinevad tööriistad. Ja näide, mida teiega jagan, on siis ühest avaliku sektori asutusest, kus sisuliselt oli eesmärk juurutada uus IT-süsteem.
suurendada läbipaistvust, tõhusust, eri osapoolte kaasatust tänu sellele, nagu see klassikaline olukord mõneti on. Ja mis me siis tegime, et töötoad projekti meeskonnale, sponsoritele, kogu selle ATKAR protsessi rakendamine tegelikult, õpetamine, rakendamine, neile kasutusse andmine, vaatame korra läbi, et mõneti selles näites oli siis nii, et see fookus oligi läinud siia vasakule poole. Neil oli väga palju auru läinud, et see hea lahendus saaks tellitud. Kogu see projekti juhtimine oli üsna heas järjes, heal järjel, vabandust. Projekti algatamisest kuni lahenduse väljatöötamise, neid tegevusi tehti ja juhiti, aga mis me sinna kõrvale panime, mis peaks olema ühes heas projektis, on siis tegelikult ka see muutuste juhtimine pool. Et me aitasime neil kõigepealt hinnata, mis on see organisatsiooni kontekst, kus üldse see uus süsteem kasutusele võetakse, mis võib mõjutada seda, kes on sponsorid selle eestvedamise, elluviimise võtmefiguurid, nii kinnistamisel kui käivitamisel. Sponsorite koalitsioon tuli luua, kuna see oli ikkagi suur asutus, ei piisanud ühest eestvedajast. Milline on nende võimekus, kas nad teadvustavad oma rolle, väga huvitav oli see, et nad ei olnud, neile tuli isegi üllatusena, et kes need sponsorid peaks olema, nad ei olnud sellele mõelnud piisavalt. Siis kaardistasime vastupanu, tuvastasime, kus juba eos, et kui 50% vastuseisust on võimalik ennetada Proosai uuringu järgi, siis et kus me nägime selles projektis, et see vastuseis võis tekkida. Ja lõime strateegiad, mida siis teha. Mõtlesime läbi kommunikatsiooni, et enne kui siin päris selle lahenduse rakendamisega siis tuli pihta hakata, et kogu see kommunikatsioon, et miks, kuidas, mis sammud täpselt, kuidas see mõeldud. Kuni siis selleni välja, et mis olid siis juhtide roll ja nii edasi. Mõned väljundid siin ka, et me saime, iga muutus mõneti toimub ju kontekstis, et saime siis pihta hakata üsna ruttu kaardistades nende hetkeolukorra. Et see vasakpoolne kolmnurk siin näitab siis projekti edutegureid. Me hindasime parima praktika kontekstis, et kui hästi nad olid läbi mõelnud 3 võtmetegurit. Eestvedamist selles projektis, projekti juhtimist ja muudatuste juhtimist. 30 palli skaala siis iga aspekt. Ja tegelikult saime üsna ruttu tagasiside, et kus see king pigistab, mis peaks olema need kohad, millega nüüd ruttu peaks tegelema, kuna meil oli pool aastat ainult go live'ini jäänud. Siis me saime teada, kus on suurimad riskid. See, et nad on kaua kasutanud vana süsteemi, harjumuste muutmise vajades, et juhid on palju liikuvuses, et on raske võib-olla seda sponsorlust hästi teha. Organisatsioonis puudub ühtne visioon või suurem pilt, millega seda asja siduda ja nii edasi. Et riskid tuli kohe arvesse võtta. Siis me kaardistasime ära sponsorid, kes millise hoiaku meelsusega on, kui valmis nad on seda asja eest vedama. Hästi oluline tegur, nagu öeldud, number 1 edutegur projektis. Et siit moment nende jaoks oli see, et nad ei olnudki mõelnud, et see peaks olema rohkem kui 1 inimene sellises projektis ja et nad räägivad koalitsioonist siin ja kes seal koalitsioonis tegelikult peaks olema, erinevate allasutuste juhid ja nii edasi. Siis me kirjeldasime selle, et kuidas see muudatus üldse inimesi mõjutab, millised tööaspektid saavad mõjutatud. See oli väga oluline defineerida, sest siit tuli välja, et erinevad osakonnad kogevad erinevalt. Kõik ei ole samamoodi mõjutatud. Järelikult me ei saa minna sama mütsiga lööma. Me peame osakonnas 4 näiteks hoopis rohkem tegema kommunikatsiooni, head sponsorlust, vastuseisuga tegelema kui osakonnas 3. Nii et kui me ei mõtle sellele, et kuidas inimesed tegelikult on mõjutatud, mis nende jaoks muutub, siis me ei ole nii valmis selle vastuseisuga tegelema, kui see tekib. Et sellest oli abi. Ja siin on veel lõpetuseks mõni näide, et kuidas selline muutuste juhtimise plaan siis võib välja näha, et seal on teatud võtmetegevused, mis need ATKAR eesmärke toetavad organisatsiooni tasandil, nagu kommunikatsioon toetas meil teadlikkust ja kinnistamist näiteks. Et siin me lõime siis plaani ühele sihtgrupile, et hea kommunikatsioon peaks olema sihtgrupi põhine, vastab neile olulistele küsimustele. Seal on sõnumid just nende jaoks õigel hetkel ja see dialoog on läbi mõeldud. Sponsori tegevuskava toetab tahte tekkimist näiteks, väga oluline. Ka kinnistamisel on sponsoritel võtmeroll. Kui seda mitte planeerida, siis meie kogemus on, et lihtsalt ei juhtu.
et sponsor oleks kohal, oleks nähtav, teeks neid asju. Sponsoritel on alati kiire. Neil on väga palju projekte korraga. Kuidas saada just sellele projektile see vajalik tugi ja minek, seda peab planeerima. Nii et me tegelikult kirjeldasime ära tegevused, mida sponsorid teevad projektimeeskonna toetamiseks, juhtide koalitsiooni tõmbamiseks ja tegevused, mida nad teevad töötajatega. Ja lõpetuseks vastupanu osas siis sai ka mõeldud, et kus me näeme, et see vastuseis võib tekkida ja mida siis, mis leevendamise taktikaid me saame kasutada. Mis see andis meile selles projektis, et kui siin on näha siis algatusest kuni juurutamiseni klassikalised projektifaasid, avalöögist, kick-offist kuni go live'ini, siis mõnes mõttes edukas projektis Atkari eesmärkide keeles selleks go live'i hetkeks, kui me nüüd hakkame seda uut lahendust kasutama, lähme siis rohelisse nii-öelda sellega, võiks meil olla olemas teadlikkus kõigil kasutajatel, tahe selles muutuses osaleda, teadmised, kuidas kasutada ja juba ka võimekus, vähemalt mõningane võimekus neid oskusi reaalselt siis kasutada. Sellega me tagame selle, et projekt püsib ajakavas, et meil on et me oleme efektiivsemad, tulemuslikumad ja nii edasi. Et siin tulebki mängu muudatuste juhtimine, kõik see, millest me oleme äsja rääkinud. Aga väga tihti me näeme, et go live'i hetkel on reaalsus see, et tegelikult on teadlikkus on tekitatud, aga mõningane tahe võib-olla, et tegelikult ollakse hädas tahte, teadmiste ja võimekust ei ole üldse veel tekitatud. Nii et see Atkar protsess algab liiga hilja. Kogu muudatuste juhtimine tuleb mängu liiga hilja. Seda on kinnitanud siis mitme tuhande organisatsiooni kogemus, et varem muutuste juhtimisega alustamine suurendab tulemusi. Ja meie suurim siis klient globaalselt ProStyle on Microsoft, kellele oleme olnud siin juba mitmeid aastaid partneriks Microsofti lahenduste Dynamics, Office 365 ja nii edasi omaksvõtu toetamisel. Microsofti partnereid olles siis koolitanud tuhandeid inimesi üle maailma ProStyle. Et mis on selle tulemus olnud, et lihtsalt fakti mõttes teile näidata, et see teadlik muudatuste juhtimine, sellega tegelemine võib väga otseselt siis ärikeeli anda tulemusi, suurendada efektiivsust. Et antud juhul siis Microsoft on saanud 450% paremat omaksvõttu oma lahendustele, nende partnerid, vabandust. Ja see lahenduste omaksvõtt on kiirenenud, mida on siis mõõdetud ka. Nii et kokkuvõttes, mis minu sõnum teile täna oli, et omaksvõtt IT-uuendustes ei ole juhus, ei juhtu iseenesest. Ja siin teadlike süsteemsete meetodite kasutamine, mida on siis ka meie uuring kinnitanud, suurendab oluliselt tõenäosust, te saate soovitud tulemused. Teie projekt püsib ajakavas, eelarves ja tegelikult ka inimesed rakendavad seda nii, nagu on soovitud. Nii et kuidas seda slaidi lugeda siin, paremal pool suurepärane muudatuste juhtimine suurendab kuni 6 korda projekti eesmärkide saavutamise tõenäosust. Ta ei garanteeri, aga suurendab seda. Ja see on väga oluline teadmine. Suur aitäh teile teie tunni eest ja ma loodan, et siit tekkis mõtteid, mida teie saate teha teadlikumaks inimestega tööks muutuses. Soovin teile edu ja kohtumisteni.